Tervitus! Tänane videopodcast Naised tipus valmib koostöös LHV-ga, Eesti ettevõtlike naisteorganisatsiooniga ja karjääristuudioga. Ja meie tänane videopodcasti teema on tugevate naiste taustajõud, kuidas mehed saavad naisi toetada, et naised saaksid olla need julged maailmamuutjad. Mina olen Signe Ventsel, olen Eesti ettevõtlike naiste äriklubi liige, olen ettevõtja, ema, elukaaslane. Ja minuga koos on täna siin videopodcastis kaks väga ägedat tegusat naist, Nelli ja Triin, kes on minuga sellel teemal siin koos diskuteerimas. Jagame häid nippe ja nõkse ja võib-olla siit tuleb ka midagi väga praktilist, mida sina kuulaja saaksid iseenda tegemistesse rakendada. Aga mina ütleks selle kohta, et alustame ja kõigepealt ma palungi, et nii Nelli kui ka Triin siis tutvustavad iseennast ja räägivad, kes nad on ja millega nad siis täpselt tegelevad. Palun, Nelli. Tere, mina olen siis Nelli. Väga lühidalt öeldes, ma olen üks õnnelik naine, kellel on kaks sükest supervõimet. Üks on siis julge unistamisvõime ja teine on siis tahe tegutseda. Ma olen elukaaslane, ma olen ema, ma olen sportlane, sest Nike looja Bill Bowerman ütles juba ammu, et kõik, kellel on keha, need on sportlased. Ma olen positiivses mõttes selline enese arengu ja eneseteostuse suur fänn, ehk siis mulle väga meeldib tööd teha. Ja kui me töö juurde juba jõudsime, siis täna töötan ma Sportland Eesti aktsiaseltsis juba 6,5 aastat. Neist viimased 1,5 aastat kanname siis tegevjuhi rolli, viimased aasta juhatuse liikme ja lepingu alusel. Enne seda töötasin ma seal teenindusjuhina. Aga kindlasti ma olen veel palju igasuguseid nii-öelda omadusi ja näitajaid, et ma arvan, ma siin tõmban kriipsu alla. Selge, aitäh. Triin. Tervist. Ja minu nimi Triin Kask. Ja issand, sa ütlesid nii kenasti, et õnnelik naine. No ma ise ka olen kogu aeg hästi rõõmus inimene enne kõike, et seda ma püüan nagu iga päev viljeleda siis oma elus nagu rõõmu ja sellist põnevust ja võib-olla kui mõelda nagu rollidest, siis kodused rollid on mul olla hea elukaaslane või ütleme selline elukaaslane, kes ei riku ära oma mehe päeva. Ja siis teistpidi loomulikult meil on 3 last kasvatada ja meil on koer, nii et nagu koeraomanik on mu roll, aga ütleme eneseteostuse koha pealt, mis Nelli välja tõi, on ka minu jaoks hästi oluline just, et kuidas läbi tööalase ja sükse töise tegemise saada sükseid ägedaid kogemusi, mille läbi sa tunned, et sa arened, et siis mina olen avastanud või mitte avastanud, vaid aru saanud pikkade aastate tulemusena, et ma olen tegelikult oma olemuselt ettevõtja, mulle meeldib uusi asju algatada, mulle meeldib probleeme lahendada, neile otsida lahendusi, nii et ma olen nagu ettevõtluses kuidagi olnud viimased 12 aastat juba järjepidevalt. Ma ütleks selle kohta, et selline tugev maailmamuutja soov on sinus sees jätkuvalt. Ma arvan, ma olen tegelikult muutunud väga egoistlikuks selles osas, et ma tahaks ikkagi enne kõik ägedat kogemust ja kui sellega kaasneb maailma muutmine, by all means, jumala lahe, aga ma ei pane seda, võib-olla veel mõned aastad tagasi see oli kuidagi nagu eesmärk omaette, mis tulenes mingitest minu enda piirangutest, siis nüüd ma kuidagi olen sellest tohutust saavutusvajadusest, et midagi nagu tohutult maailmas nagu muuta. Ma ütleks heas mõttes vabanenud või teinud selle sekundaarseks, et see peab tulema enne kõike peale minu karika täitmist. Nagu sellest kogemusest peab see välja tulema. Ja minul on teid mõlemaid au tunda juba natuke pikemalt ja ma tean, et te mõlemad olete teinud selliseid suuri julgeid samme ja sina startup maailmas ja Nelli ju suurt meeskonda juhtimas ja üldse palju loonud. Siis minu küsimus teile ongi see, et kuidas te seda täna teinud olete? Et mis on tegelikult selle tegemise taga, et ma just mõtlen, et inimeste poole pealt ja et tuleks sellest nagu protsessist nagu korraks kõrvale, aga baseeruks, et kuidas te teinud olete, kuidas te hakkama olete saanud? Et see ei tule ju niimoodi, et ma lihtsalt otsustan ühel päeval olla edukas, julge ja tegutseja
et kuidas Triin? No ja siis, kui ma kusjuures sõitsin siiapoole, siis ma täpselt sama asja peale mõtlesin, et tegelikult nüüd ma nagu hakkan aru saama sellest, et on väga okei mitte midagi teada ja mitte millestki aru saada. Et ma kogu aeg nagu arvasin, et see on justkui nagu mingi puudujääk, et ma nagu üldse mitte muffigi ei jaga, et kas ma teen nagu õigesti, on need nagu õiged otsused või mis siin üldse nagu toimub või noh, et kogu aeg oli siuke nagu võltsija tunne või et noh, et ma nagu tõepoolest saan nüüd palju paremini aru, et fake it till you make it, mis see tegelikult tähendab, et see ei tähenda mitte seda, et sa pead endale mingi maski ette panema ja tohutult teesklema, et sa oled nagu mingi ilge tehadja, on ju, vaid pigem nagu just see, et lihtsalt nagu mine edasi, lihtsalt tegutse, ära jää seisma, noh, fake it sa tegelikult lihtsalt seda, et võib-olla ma umbes saan midagi aru, aga tegelikult sa ei saa. Aga võt see ebamugavustunne on ilmselt nagu see üks komponent, mis ei ole mind kunagi pidurdanud, vaid see on pigem olnud see, et okei, on ebamugav, aga kuidas ma sellest nagu läbi saan. Ja noh, ma arvan, et see on võib-olla siis sellel teekonnal olnud üks nagu selline pidepunkt mu jaoks, et noh, sellest kogu aeg nagu liikuda edasi ja nüüd, kui ma siia sõitsin, siis ma tundsingi, et ma hakkan vist nagu nüüd aru saama sellest, et kuidas selles ebamugavuses niimoodi olla, et sul on mugav. Jah, see nüüd takistuseks ei saa, on ju. Ja, et ma nüüd mugavustsooni ei jää, on ju, oh my god. Et kuna ebamugav on mugav, siis see ebamugav on. Mugavalt aga see on julge nagu väljaütlemine selle koha pealt, et sa oled aru saanud, et see on, et nii võib olla üldse ja see tegelikult tagab sulle ühelt poolt ka nagu mingisuguse nagu eduteekonna. Ta tagab selle rahutunde, et see on täiesti okei olla teadmatuses ja on täiesti okei, kui ei ole okei. Et kuidagi sellega on tekkinud mul rahu, et võib-olla seal taga on tõepoolest see, mida paljud, noh, ma kujutan ette, spordimaailmas on seda ka palju, et sul on vaja selleks, et saada profisportlaseks 10 000 tundi või et mingis asjas eksperdiks saada, sul on 10 000, sul on mahtu vaja, et siis sa tunned, okei, nüüd ma tean, et ma olen selles asjas hea ja ma tean, et ma saan selles asjas veel paremaks, et ma tunnen, et ma olen ettevõtluses nagu nüüd saavutanud nagu selle eksperttundide mahu nagu täis selle üle 10 aastaga. Aga mis veel, Triin? Mis veel on sind aitanud, toetanud sellises? No ikkagi perekond ja sõbrad ja minu tugirühm, et mul on õnneks selline perekond ja tutvusringkond olnud, kes ei ole need unistuste purustajad, et kes ütlevad, sa niikuinii ei saa hakkama. Mul on alati olnud minu ümber inimesed, kes on olnud äge, mine tee, et ma arvan, et see on kindlasti nagu olnud üks oluline sammas siin, tugisammas. Nelli? Ma alustaks kohe sellega, et miks ei saa, et otsustad, et saad edukaks, et ma mäletan, ma olin mingi 12 aastane äkki, kui vanaema tuletas mulle meelde, et ma olin 10-aastaselt öelnud, et kui küsitakse laste käest, et kelleks sa saad, siis ei olnud mulle juuksur, ei lasteaia kasvataja ega midagi selles mõttes lapse jaoks nagu põnevat, ma olin vastanud kuidagi, et ma saan edukaks. Vaevalt, et ma teadsin, mida see tähendab, arvatavasti ma mõtlesin mingit rahalist rikkust või midagi sellist. Aga see on siin nii pool naljaga tegelikult öeldud, et tegelikult on hästi oluline, Triin mainis just sellest, et sa lähed igal hetkel nagu edasi, sa ei lase ennast takistada, sa ei lase ennast kukkuda kuskile auku, sa ronid sealt august välja ja lähed edasi, sest sa saad aru, et see ebamugavustunne, mis sul on, see arendab sind edasi. Aga võib-olla enne seda mina veel tooksin välja sellise komponendi, et hakkaks üldse minema. Et tihti see esimene samm kuskile poole liikuma hakata, midagi üldse mõtlema hakata, lubada endale neid mõtteid, et selle kuidagi aja jooksul olen nagu ära õppinud ja see on nagu iga asjaga annad oma sõrme. Spordis ma võin väga palju paralleele tuua, et olen proovinud üht või teist ala ja täitsa lõpp. Annad selle sõrme ära, proovid ühe korra ära, ei saa tulema. Selles suhtes täiesti nagu lootusetu ja tegelikult on see elus üldse niimoodi, et ehk selline julge proovimine nii-öelda. Et julge proovimine, et sa hakkad minema. Ja. Et see on nagu kõige nii-öelda alus, sest tegelikult seal teekonnal tulevad need samad ägedad inimesed, ka minul on ülimalt vedanud mind ümbritsevate inimestega, alates minu vanematest, minu nii-öelda lapsepõlve perekonnast, kindlasti minu tänane perekond, sõbrad, töökaaslased, et ma olen üks väga-väga õnnelik naine, nagu ma ütlesin alguses. Väga äge. Aga tihtipeale nähaksegi, on see siis kas kuskil meedias või kuskil siin veebilehitsejates, et on uhked naised, edukad, palju saavutanud, siis minul alati tekib see küsimus, et kuidas naised seda teevad tegelikult. Ja te olete mõlemad ka palju asju saavutanud. Ja minu küsimus võib-olla ongi siia, et kuidas
kuidas siis leida endale see võrgustik ja kuidas siis saada nii, et tegelikult see elukaaslane või abikaasa või mees, kes sul täna kodus on, et kes sind toetab, et kuidas luua selliseid partnerlussuhteid üldse. Et kui sul on nagu kindel eesmärk tekkinud, sa tahad nagu käiku vahetada, tõesti tahad sinna oma unistusi ellu viima hakata, siis kuidas sa seda nagu teinud olete koduste nagu partnerlussuhetega? Mul on tegelikult nagu hästi hea kogu aeg võrrelda seda, mis mul on täna ja mis mulle võib-olla oli, et ma olen ka lahutatud korra oma esimesest abikaasast, kes on praegu ka viimane. Ei ole sõlmuseid uuesti. Et siis ma olin veel hästi noor ise ja ma ei teadnud võib-olla päris täpselt, mida ma tahan ka elult ja kuidagi need väärtused ei olnud päris paigas, et ma olin siis nagu veel tudeng ja ülikoolis ja kuidagi 20-selt mulle tundus, et täpselt see siuke üleolevus elu ja tegelikult iseenda ja ümbritseva suhtes, et ma tean juba kõike, et ma juba nagu kõike oskan ja mul polegi midagi siin, et nüüd ma olen valmis lapsi saama ja põhimõtteliselt abielluma ja lihtsalt nagu nautima kõike, mida elul on mulle anda, et ma läksin kuidagi nagu hästi tegelikult vale rada pidi, ma ütleks isegi. Ja see tõi ka kaasa muidugi väärtushinnangud, millele vastas minu toonane elukaaslane, või siis endine abikaasa, kes ei olnud kindlasti nagu selline, kes toetaks naise karjääripüüdlusi või oleks nagu, tema pigem tahtis, et ma oleksin kodune, et ma hoiaksin, kui mul oli näiteks see, et ma tahaks nagu, ma ei tea, teha midagi ise, et ma tahaks midagi, mingit ettevõtet teha, siis tema näiteks mulle ütles alati kuidagi selliselt, et sul ei ole ju mingit kogemust, et sa ju oled mitte keegi, et mida sa ette kujutad, et sa hakkad juhtima midagi või, et ma ei tea, mida teil seal ülikoolis õpetatakse, tema siuke reageering nendel oli alati see, või ta ütles näiteks mulle mingeid siukseid asju, et kui ma hakkasin oma doktorikraadi tegema ülikoolis, et see on mingi, mis see sulle annab, et sa lähed ainult järjest lollimaks, et ta nagu selliseid edupüüdlusi nagu üldse ei tunnustanud, et pigem nagu ma tundsin kogu aeg, et minu unistused on selles mõttes nagu naiivsed või lollid, et ma pigem nagu tundsin nagu alaväärsust. Siis nüüd minu nagu praeguse elukaaslasega täiesti vastupidi, et ma mäletan, kui ma talle oma esimesest äriideest aastal 2008 vist oli või 2009 rääkisin, et kuule, mul tekkis nagu siuke mõte, siis tema oli nagu kohe väga äge, mine tee muidugi, kuule, sina saad igal juhul hakkama, ma olen alati olnud, mul on kõige targem naine, et täiesti täiesti teistsugune, jah, et mul on nagu kogu aeg see võrdlusmoment olemas, et kuidas mul on vedanud, et mul on selline inimene kõrval, kes tunnustab minu püüdlusi ja elab mulle kaasa. Ja on minu üle uhke, et see on aga ma küsin, enne kui lähme Nelli juurde, Triin, et kuidas see mõjus sulle see, et sinu esimene abikaasa sind ei toetanud, kuidas sa sellest välja rabelesid? Ma rabelesingi tegelikult sellega, et ma sain aru, et ma olin ise endale selle augu kaevanud, sest et ma olin kuidagi nagu selles kinni, ma tunnistan jumala ausalt, et ma mingis mõttes tahtsin shortcuti või otseteed ja siis ma mõtlesin, et kuidas saada nagu tudengist kohe heale elujärjele ja ma mõtlesin, ma pean endale otsima siukse ägeda endast vanema mehe, kes on juba targem, ambitsioonikas, tal on juba mingi äri, et ta on juba kuhugi jõudnud, et ma ei peaks nagu ise enam nagu nii palju rabelema ja siis, kuna mu väärtused olid hästi materiaalsed, et ma mõtlesin, et kuidagi nagu kiiremini peab saama elus edasi, ei saa niimoodi, ma pean nagu kuhugi minema, ma ei tea, kuskilt alt tulema üles, et see on nii kuidagi, tundus minu kärsitule loomusele vist jube pikk teekond, mida ma muidugi nüüd nagu ütlen, et ärge jumala ees seda tehke, et see ei tähendanud seda, et ma oleks nagu mingi kullakaevaja olnud, aga ma selgelt nagu panin enda jaoks partneri otsingul need parameetrid paika, et vot see on see mees ja siis oli huumorisoon, tark peab olema, kõik need asjad olid, aga ma kordagi ei mõelnud seda, et ta peab mind toetama, ta peab elama kaasa mulle, ta peab olema mu vastu nagu alati selline austav, selliseid väärtuseid ma ei osanud isegi sõnastada. Et see on, ma arvan, et see oli nagu see üks põhjus, miks ma sinna sattusin ja nüüd sinu küsimusele vastates, siis ma lihtsalt üks hetk sain aru, et see teeb mind järjest ja järjest õnnetumaks. Meil läks see asi ikkagi päris koledaks lõpuks, et ma mõtlesin, et okei, et Triin, nüüd sa pead siit tegema mingid järeldused, see ikka üldse ei töötanud see jaoks. Et sa pead nagu nüüd mõtlema, et milline on see kaaslane, kui sa üldse endale kaaslast tahad. Ma ikkagi, mulle nagu meeldib, kui mul on elukaaslane kõrval, kes mind toetab. Et siis
et noh, et milliseid väärtuseid te üldse peate jagama ennekõike. Ja kuidagi selle pealt mul tekkis hästi selge arusaamine, et see inimene ei tee mu päeva paremaks. Et üks mu sõbranna on jube hästi öelnud, et mina tahan olla koos inimesega, kellega mul on vähemalt sama hea koos olla, kui mul on iseendaga. Minu meelest see on nagu nii hästi hea öeldud. Lause. Hästi öeldud. Väga hästi öeldud. Jah. Et siis sealt hakkas nagu see otsus, ma tegin siis otsuse, siis võttis see natuke aega, et sealt abielust välja saada ja kui ma sealt sain, siis ma mõtlesin ümber oma väärtused enne kõike. Ja ma arvan, et see väärtuste aspekt mängib tegelikult, ühelt poolt on see nagu nii pehme ja selline nagu olematu asi, aga see mängib väga palju rolli. Ma tean. Nelli? No mul selliseid kogemusi jagada ei ole, et mina olen oma elukaaslasega koos keskkoolist alates. Ehk siis ütleme nii, aga ma arvan, et suhteliselt sarnaseid teekondi nagu enda sees ja meie suhtes oleme kindlasti nii-öelda läbinud, et kui sa 18-aastasena peaaegu lapsena nii-öelda kellegiga siis alguses hakkad nagu käima või kuidas öeldakse, on ju. Ja siis me kolisime koos Tartust pärit mõlemad ja kolisime koos, käisime ühes klassis ka veel täitsa, et kolisime koos Tallinnasse siis põhimõtteliselt kohe ka koos elama. Et siis ütleme nii, et sarnaseid arvatavasti kasvamise etappe ja selle sama väärtushinnangute nii-öelda ümbermõtlemise etappe oleme me lihtsalt paarina läbi elanud. Pool aastat proovisime lahus ka. Väga hästi ei tulnud välja. Väga sarnane muster mu praeguse elukaaslasega. Et väga hästi ei tulnud nagu välja, et ja ma ütleks, et aina paremaks läheb. Aga kui mõelda, et mis võib-olla sellise õnneliku suhte nagu aluseks on, et kuidas siis luua seda tugivõrgustikku, siis tahakski võib-olla öelda, et see on töö endaga. Et just see, et sa tegelikult indiviidina, isiksusena oled ise nagu õnnelik, sa saad üldse aru, mida sa tahad, sul on need väärtushinnangud paika loksunud, ma arvan, mul juhtus ka see umbes alles 30-selt. Ehk siis kõik, kes on nooremad ja tunnevad, et midagi on veel segane, siis aega on. Et väärtushinnangud paika loksuvad, et sa saad ise nagu enda jaoks asjad selgeks ja just nimelt sõbranna oli ka väga tark, et endaga peab hea olla elada. Ehk siis alles siis on võimalik, et sul on kõrval keegi, kellega sul on hea ja eelkõige, et temal on sinuga ka hea, mis on ju nagu paari suhtes siuke alus. Ma ei tea, kuidas neid nagu leida, arvatavasti tuleb nagu ringi käia ja eelkõige tuleb tegelikult endaga tööd teha, sest siis tulevad õiged inimesed sinu juurde loomulikult. Ja ma olen väga nõus sellega, et kui su enda see minapilt või see vaade, ehk et sul on nagu laupäeva õhtul kvaliteetselt võimalus ise endaga aega veeta, siis tegelikult sellest väärtusest algab kõik muu ka juurde. Nii et ja mul on ka väga hea toetav mees kodus, et ka pikalt koos olnud. Aga kui ma mõtlen üldse, et toetav mees, see on üsna selline lai definitsioon ja lai termin, et mida te selle toetava mehe all tegelikult siis, kes tegelikult tõesti nagu aitab sul ambitsioone ellu viia ja võib-olla võtab mingisugust rolli kodus asjad, et mida see tegelikult tähendab? Et kuidas seda toetavat meest defineerida? Mis see siis, kas ta on imemees või? Kindlasti. Minu meelest on seal toetav mees on koostööle orienteeritud mees. Just, et seal peab olema nagu küsimus ju selles, et kuidas me mõlemad saame ennast teostada ja mõlemad saame neid asju, mis meile meeldib teha. Et ega meil on olnud nagu palju vaidlusi ja konflikte sellel teemal, et sa oled juba, ma ei tea, mitmendale välisreisile läinud, et ma ei saa üldse oma tööasju teha, et millal mina siis teen, kui ma pean kogu aeg nende lastega olema ja tooma neid ära lasteaiast ja et ma mu mees näiteks vahepeal ütleski niimoodi, et ma tunnen, et ma hakkan nagu naiseks muutuma juba siin, et see ei sobi mulle nagu üldse, et ta on nagu olemuselt nagu selline pikk ja selline nagu selline alfa ikka on ju ja siis tema ta tahab nagu seda alfa isast nagu väärikalt kanda endas, eks ole, et ta tundis, et see hakkab tema väärikuse pihta käima. Et need on tegelikult minu meelest, see ei ole ju selline roosa manna esimesest päevast, see on täpselt nagu Nelli ütles, selline järjepidev areng, nende nukkide nagu maha mängimine oma vahel. Et võib-olla lihtsalt kui mõelda, siis see ei ole nagu, et see mees peab olema selline, vaid just, et iseendast hakkab pihta ja siis nüüd, kas su kõrval on selline inimene, kes tahab koostööd teha, kes näeb nagu ka niimoodi nagu sina, et see suhe on nagu selline ühine kasvamine. Et siis on juba tegelikult päris suur asi juba saavutatud. Nüüd on nagu see, et läbi nende arusaamatuste, konfliktide tegelikult hakkate nagu jõudma sinna tõeni.
aga noh, loomulikult näiteks meil on olnud ka selliseid situatsioone, kus ma näiteks pidin olema meie 1-aastase lapse kõrvalt 3 kuud Silicon Valley's, et siis näiteks pärast paljud tuttavad ütlesid, vau, et sul on selline mees nagu, et kes oli siis üksinda lapsega kodus 1-aastasega, kui sa olid 3 kuud ära. Ja siis ma muidugi mõtlesin ise niimoodi, huvitav, kas te nagu sama ütleksite siis, kui tema oleks olnud 3 kuud ära. Et tegelikult meil ühiskondlikult on need väärtushinnangud ka nagu ju veel alles järgi tulemas. Et meie olime juba nagu seal, aga ühiskond tervikuna eeldab seda, et naine on ikkagi 1-aastasega kodus ja mees, kui tal on tööasjus vaja käia, siis ta käib ja see on nagu normaalne. Aga näed, et nüüd naine oli 3 kuud ära ja mees oli üksinda kodus, et wow, aga tegelikult see ongi wow. Tegelikult see ongi wow, sellepärast, et ta läheb ühiskonna normidega vastuollu tahes-tahtmata. Et nüüd on nagu selles küsimus, et kas teda huvitavad on ju rohkem need ühiskonna normid või siis see pere heaolu. Pere ja just see paarissuhte heaolu on ju. Aga ma küsin ikkagi enne veel, et kuidas sa said oma mehe nõusse, et ta jääb aastase lapsega 3 kuuks üksinda nii-öelda, kui sina oled seal kuskil maailma teise otsas, teed mingid äri ja suhted ja elad hoopis teistsugust ägedat elu? Ja. No see oli, see kusjuures tuli tegelikult, ta ei tulnud veel läbi valu ja pisarate või mingi trampimise või tülide. Ta tuli suhteliselt nagu ikkagi sellise normaalse protsessi, et kuna mul avanes võimalus 3 kuuks sinna minna, mul maksti see reis kinni, ma sain, kuna ma olin veel ülikoolis ka poole kohaga, siis veel nagu ettevõtluse õppejõud, siis ma sain seal, mul oli mingi innovatsiooniprojekt, ma sain sealt veel rahastust, et see ajastus ja kõik see vajadus oli lihtsalt suurepärane, et see oleks lihtsalt näidanud ju tema nagu vildakaid väärtusi, kui ta oleks öelnud, et sa lähe mitte mingid eluvõimalus nagu kandis veel ja siis sa lihtsalt ei ütle, et ei aitäh. Ja, et et see näitas lihtsalt seda, et ta on ise ka küps inimene olnud, et ta ütles, et kuule, küll me kuidagi hakkama saame. Alguses me nagu planeerisime niimoodi, et lähme kõik koos sinna. Siis oli minu esimesest abielust siis tütar Miia ja siis, kes oli juba vanem selleks hetkes ja siis meie poeg, et läheme nagu kõik 4 USA-sse on ja. Ja see talle ka ei meeldi, ta ütles, aga siis ma ei saa nagu midagi teha ju. Et mul on ju ka tööasjad siin, et siin ma saan vähemalt nagu ema kaasata. Nii et tegelikult isegi ta ei tahtnud kaasa tulla, vaid ta tahtis pigem jääda koju ja see kompromiss oligi siis, et okei, ärge siis tulge kaasa ja siis lihtsalt olete selle aja nagu ära. Et kuidagi niimoodi. Sinu nagu väga selge avatud kommunikatsioon, et sul on vaja tema toetas seda, mõistis seda. Sest et ma teeks ju täpselt samamoodi, täpselt nagu sa ütlesid Nelli, et kui on ikkagi kandikul, sisuliselt sul kukub selline võimalus sülle ja kuna ta oli just aasta aega varem ise käinud Silicon Valley's ja ta veel tookord mulle ütles, sa pead raudselt sinna minema, see on ju nagu täiesti uskumatu koht, et siis see avunus nagu pool aastat hiljem oligi täpselt niimoodi, mine on. Super. Ütleb ainult, et ütle mingid asjad välja või mõtle mingite asjade peale, need asjad juhtuvad. Aga Nelli, sinu mõtted toetavast mehest? No esiteks ma pean ütlema, et mul on ka mees. Ma läksin magistriõpinguid nii-öelda tegema siis, kui ma olin rase. Ja mul oli ilusti laps ikkagi niimoodi ajastatud, et 2. veebruar, et siis pärast sessi saab ära sünnitatud ja siis saab varsti jälle kooli minna. Ma läksin tegelikult hästi kiiresti kooli tagasi. Ja siis mu väike beebi vastsündinu jäi mehega koju. Ma tean, et see ka hästi paljudes ka koolis tekitas imestust, et nagu mõlemad pidi, et esiteks, kuidas ta jäi ja teiseks, kuidas sa julgesid jätta. Et igal juhul mul on ka täielikult mees, kes on alati mind toetanud ja toetus selles mõttes, eks ta suuremalt jaolt väljendub sellistes positiivsetes asjades, et tõesti julgustamine, vajadusel saab põlal korra nutta, kurta, et kõik on nii raske ja paha aga võib-olla ma tooksin siia juurde veel siukse nüansi, mida ma olen alles viimasel ajal nagu mõtlema hakanud, et võib-olla toetus ei ole alatigi siuke üldine positiivne. Et tegelikult toetus võib olla ka mõnikord ignoreerimine, kui ma kipun näiteks liiga palju tööst rääkima. Või konstruktiivne kriitika. Või võib-olla mõnikord ka isegi siuke, täpselt seesama, siuke sõdimisi on meil ka kodus ikkagi palju olnud, et võib-olla isegi mõnikord isegi natuke kehvasti ütlemine, et mis aitab teisel poolel asjad perspektiivi panna, et tõesti, et kui sa kaldud äärmustesse.
oma võib-olla tööasjades, oma ettevõtmistes, oma isiklikus arengus ja sa unustad ära, mis ümberringi on ja muutudki liiga egoistlikuks ja siis toetus on tegelikult see, kui sind aidatakse tagasi maa peale tulla. Oskus on lihtsalt seda nagu märgata ja siis ka tunnustada. Ja nüüd on paras aeg minna meie kunstipausile. Tere, mina olen Liisa Kruusmägi, mina olen kunstnik, rohkem tegelengi maali ja joonistusega, aga olen varasemalt ka muid valdkondasid puudutanud natuke. Ja kunstiga olen suhteliselt terve elu tegelenud, et ei ole sihukest alguspunkti sellel. Minu kunst on ikkagi kujutab sellist elu, mis on siis nagu minu ümber või mis meid huvitab või kus ma olen näiteks käinud reisimas. Kindlasti olen sealt näinud väga huvitavaid teisi kunstnikke, mingisuguseid teisi huvitavaid loomingulised inimesi, nende huvitavaid mõtteid ja eks kõik kuidagi on kokku kombineerunud siis minu maalides. Minu maalid on eelkõige figuratiivsed, ma kujutan inimest seal peal, vahel ka loomi. See konkreetne pilt on ühest müürilehe illustratsioonist, sest et ma olen ka illustraator. Ja sinna müürilehte ma teen ka selliseid väikeseid maale tegelikult. Need ei olegi joonistused, aga see maal tundus nagu põnev, mis ma tegin ühele proosa loole. Et tekkis siuke mõte, et see võiks ikkagi nagu päris suurelt ka üles maalitud olla. Värvid on natuke teistsugused, aga sisu on sama. Ja selle maali nimi on Uitmõtted. Ehk siis on üks tüdruk seal lava taga, telefon heliseb ja küpsis on pooleldi söödud ja kohvitess on ja tal on peas need 100 miljon mõtet, mida kõike on vaja teha, kuhu minna, kuhu tahaks jõuda oma elus. Et kõik need väikesed detailid on siis sinna nagu pildi peale maalitud. See on siis selline paar aastat uuem maal, võib-olla 1 või 2 sellest aastast ja see on, selle idee on välja mõelnud siis minu mees, Taavi Tulev. Ta vahest aitab mul mingisuguseid huvitavaid mõtteid, et mida ma võiks maalida. Ja selle pealkiri on Aias 100 saia. Ehk siis see on selline lause, mida saab ühtepidi lugeda ja teistpidi on täpselt see sama. Ja kujutasingi siis siin sellist suve idülli, kus tüdruk loeb raamatut oma aias ja kellegi teise jalad ka veel seal paistavad ja mingi voolik vedeleb ja samal ajal sajab saiu taevast alla. Aga mul on üks selline seik teiega jagada, et ma olin ühel sünnipäeval, üks suvine sünnipäev, laste sünnipäev ja siis oli peremaa just saanud nagu kõik tegi nagu kohvilaua kaetud ja siis tema mees siis hõikab aknast, et mis iganes selle naisterahva nimi siis oli, et kuule, et meie pojal on kakapüksis. Need teeb nagu akna lahti ja hõikab, et meie pojal on kakapüksis. Mille peale tõusis naisterahvas püsti, jooksis tuppa mähkmeid vahetama. Kuidas see oleks käitunda? Palun nüüd ära vahetada nüüd. Mees oleks nagu, ma arvan, et isegi seda hõiget ei oleks tulnud. Täpselt, suurem tõenäosus. Aga kui mingil põhjusel oleks tulnud, siis kohe kindlasti ma ei oleks püsti tõusnud. Või see oleks võib-olla olnud nagu see, tõenäoliselt oleks seal midagi olnud näiteks sükest, et kuule, et ma ei tea, lapsel on kakapüksis, aga mul on käed praegu lihased, liha selle mahlaga koos, ma panen just nagu marinaadi, et kas sa saad tulla ja ära vahetada või kas keegi saab tulla. Et see oleks olnud siis nagu põhjendatud, et mingil põhjusel ta ei saa seda teha, aga sellist asja ja, et oleks jätnud tegemata ise sellepärast, et see just on kuidagi naise kohustus, et kindlasti mitte. Ehk et seda nagu toetavat meest tuleb ikkagi ise ühelt poolt kuidagi oma mõtteviisiga julgustada, arendada. Täpselt. Või mis te ise olete nagu kogu selle, teil on mõlematel, saame olema kõigil täna tegelikult väga toetavad mehed, et mida siis te ise enda juures olete muutnud või milliseid sarvi maha lihvinud või kuidas siis need tegelikult see toetav mees on ühelt poolt nagu kõikide muude suhete nagu alus ja sinu enda nagu läbisaamine, aga mis siis veel nagu? Ma arvan, et see hakkab nagu pihta ka sellest, et ise tuleb kõigepealt nendest stereotüüpsetest käitumistest hakata eemalduma. Et kui kaua oli näiteks kas või see, et mulle tundus, et mina pesen pesu.
või kuidagi nagu, et noh, ma pesen pesu ja siis mingi hetk mul mees ütles, et oota, ma võin nagu ise ka oma spordiriideid pesta, siis mulle tundus, et mis mõttes, no kuidas sina nagu, ei no ikka mina ju. Aga noh, ega seal on üks asi on nagu see stereotüüp, aga teine asi on muidugi ka see, et ma olen räige pedant. Ja siis mul on näha, nagu ja mina enamjaolt pesen pesu ise just sellepärast, et seal mingid jamasid ei korraldata. Või õigemini pesumasin peseb ja siis kuivatab. Mulle meeldib musta pesu sorteerida. Aga noh, et just, et mitte kätt ette panna seal, et stopp, sina ei pese, vaid see on nagu täpselt see koht, et kus tuleb ka meest usaldada. Ma usaldan sind, et sa nagu teed neid otsuseid, mida muidu ja aktsepteerida, kui seal on nagu eksimus, et midagi läheb nihu. Et kui see villane kampsun on mitu numbrit väiksem. Ja kahjuks ma pean ütlema, et pigem pesen mina neid väikeseks. Ja, ma teen täpselt sama asja, kui palju villaseid kampsuneid ma olen mingi pidnud, et nad ei lähe mulle kui selge. Ja, just andsin ühe lapsele, mingi sügistalvele, küsisin punast kampsunit tahad. Kena tihke. Ja. Et ise tuleb siis väga teadlikult lubada, proovida, kui need asjad, need kampsuni pesemised lähevad vahele muntsu, meil kõigi läks. Siis see on ainult asi. Ma arvan, et seda tuleb nüüd huumorit väga palju ka rakendada nii-öelda. Väga nõus. Aga ma võib-olla ütleks ise sinna juurde, et mis mina olen nagu õppinud või ajaga aru saanud, on ikkagi see, et tegelikult anda tuleb tahta rohkem. Et selle toetuse nii-öelda saamise selline elementaarne alus on tegelikult ka see, et sa tahad toetada. Et sa tahad teisele inimesele olemas olla, sa tahad aru saada, sa tahad aktsepteerida neid eksimusi, mis ette tuleb isiklikku siukest, võib-olla vahepeal siukest väsimust, kõiki neid asju, mis päeva lõpuks me oleme kõik inimesed on ja oma tujude ja emotsioonide ja kõige muuga, ehk siis kõige rohkem tegelikult hakkad toetust saama siis, kui sinus on tekkinud see tahe toetada teisi inimesi. Ja see on nagu siuke lumepall ja see on tõsine nagu lumepalli efekt ja see muudku nagu suureneb ja kiireneb ja suureneb, ehk siis väga lihtne. Toeta. Enamjaolt, ma ei saa öelda 100%, eks on kindlasti see esimene näide sinu suhtest arvatavasti ei oleks niipidi toimunud. Ehk siis mingil hetkel jookseb seal piir, aga üldjoondes inimesed on ikkagi head ja sa ümber oled valinud head inimesed, siis selles mõttes ainult toetamisest piisab, toetust vastu saada. Nõus, ma arvan, et see selline nagu peegeldus töötab väga hästi. Aga kui nüüd sinul naisena on ambitsioon, kõrged eesmärgid ja sinu mehel on ka kõrged plaanid, soovid või kõiki asju teha. Kuidas siis seda nagu valikut teha, et kas panete siis nii-öelda viskate kulja kirja või et kuidas siin kokkuleppeid sõlmida, et kelle omad siis tähtsamad on, et kes siis ikkagi peaks need putru keetma ja pesu pesema, et kuidas seda asja olete lahendanud? Ma arvan, et seda kulja kirja visata, kelle omad tähtsamad on, et nii arvatavasti väga head toetavad suhet pikalt ei hoia. Eks seal on ikka läbirääkimised, et igal, mida raskemad teemad, seda keerulisemad läbirääkimised, kompromissid on kindlasti nii-öelda teema ja mitte kompromissid selles, et mida sa nagu saavutada püüad, vaid just nimelt kompromissid kõigis nendes kõrvalistes tegevustes, mis peavad ka teostatud saama. Et tundub lihtne, reaalses elus on raske, kindlasti tuleb ette palju nagu kaklemisi, solvumisi, just nimelt, et miks sinu asjad on tähtsamad kui minu asjad, et kes siis need lapsed viib ja kes siis need lapsed toob. Aga kuidagi Jaak paneb oma asjad nagu paika ja tegelikult see, kui sa räägid, ausalt räägid, see on ka see oskus, mis minul tekkis tegelikult, siiamaani on raske mõnikord. Aga tekkis tõesti ka alles 30ndates eluaastates, et ma päriselt, ausalt, rahulikult, ilma emotsioonideta võtsin ette ja rääkisin. Muidu ma varem eeldasin. Sa saad ju aru, et see on minu jaoks oluline ja ma väga tahan sinna minna või ma väga tahan seda teha. Kuidas peaks teine inimene aru saama, kui me selgelt ei väljenda? Nagu iseenda miksi tegelikult oma elukaaslasele ja sealt tekib see selline nagu mõjusfäär talle ka. Täpselt. Ehk siis nagu, tegelikult sama, mida me teeme tihti töö juures, sama, mida me teeme koolis, loengutes, ehk siis me väljendame ennast teistele inimestele ja paari suhtes tuleb samamoodi nii-öelda rääkida, ausalt kommunikeerida, vahepeal vaielda. Aga me tihtipeale tahame justkui nagu, et see on nagu automaatne eeldav, et ma elan sinuga koos, et sa ju nii peaksid mind ju nagu aru, missugune ma olen ja mida ma tahan. Tegelikult ei ole nii alati. Ja ma sekundeerin täiega, et nii palju paremaks läks suhe siis, kui ma hakkasin ka välja ütlema neid asju, et mida ma tahan.
sest et noh, üks asi näiteks, mis mina olen temalt õppinud, ongi see, et ta on alati rääkinud, öelnud nagu selle kõik, mis ta mõtleb või mida ta soovib, on välja öelnud ja siis noh, on mulle nagu tundunud, kuidas ta julgeb nagu kõike niimoodi kohe nõuda sinna, eks ole. Et ise ma olen olnud ka noh, näiteks mingite sükste täiesti totrate kohtade peale, kus noh, ma mäletan, ükskord oli mingi põhimõtteline väljaminek, mille ma ise tegin tema eest. Ja siis selle asemel, et öelda talle, et tead, et mul tegelikult noh, praegu oleks jube hea, kui sa saad noh, ise selle mulle tagasi maksta, et mul oleks seda raha vaja näiteks nende asjade jaoks, siis ma nagu võtsin eelduse, et ta ju võiks sellest ise aru saada, et kuna ma ju maksin nagu justkui tema eest, et siis ta võiks selle raha mulle tagasi kanda. Aga ta ei tulnud selle peale, tema mõtles, no et see on ühine ju perevärk ja koos teeme ükskord üks, teinekord teine, aga mina ei öelnud talle seda välja, et mul on praegu just seda raha nagu tagasi vaja. Ja siis ma tegelikult, mul võttis see aastaid aeg, aga see on üks taak minu eelmisest abielust, kus ma olin ka materiaalses sõltuvuses ikkagi, et mul oli kogu aeg see tunne, et ma pean materiaalselt ise hakkama saama ja ainult nagu ma saan ise endale kindel olla ja ma mitte kunagi ei lähe mehe käest raha küsima, et see oli mul nagu sihuke lihtsalt see haige koht sellest endisest abielust ja see noh, teenis minu vastu, sest et ma ei olnud tegelikult oma uue elukaaslasega ju aus. Ja siis ma seal püüdsin seda halba tunnet endas nagu alla suruda ja see kogu aeg paisus nagu mingiks, see hakkas nagu tulema kuskilt teistest kohtadest on ja. Et tegelikult, kui ma lõpuks nagu välja ütlesin, tead, et mulle noh, see asi, mis juhtus 2 aastat tagasi, jäi täiega nagu hingest, mis see asja, miks sa ei räägi? Et siis muutus jube palju. Palju tuleb meelde igasuguseid selliseid olukordi elust, et hoiad endas selle asemel lihtsalt rahulikult välja öelda. Jah, kohe. No, tundub täitsa imelik, on ju. Aga no see oli selgelt näitas nagu minu tegelikult noh, jah, ütleme vale arusaama tegelikult iseendast, et ma pean olema see, kes ei toetu mitte kellelegi ja see oli nagu see hetk justkui, et kui ma oleks talle nüüd öelnud, et kuule, saad mulle selle raha ise praegu nagu tagasi kanda, et siis ma saan noh, need mingid asjad ära teha. Ma mõtlesin, et ei, ma pean kuidagi hakkama saama, ma ei küsi, on ju. Et see oli noh, tegelikult minu vildakas ju arm. Ehk et vahel tuleb vist küsida nagu iseenda käest neid, et miks mul see nagu kas mingi pettumus või mingisugune nagu konflikt on tekkinud, kus see pärineb? Et kas see tegelikult on minu enda oma või see on nagu kuidagi nagu mingi muu asjaga seotud nii-öelda. Kas midagi veel, Triin? Mida sa veel tahaksid lisada selle koha pealt, et mille koha pealt? Et mida siis, et mis on siis see aspekt, mida siis võiks nii-öelda nagu selles ideaalses nii-öelda nagu paarilises. Ja. No meil võib-olla see ei ole vajalik, aga meie suhtes on nagu huumor on alati omal kohal, et kui üks näiteks pirtsutab, siis teine alati tuleb oma mingi naljaga sisse ja see kuidagi läheb nagu sealt, võetakse see pinge maha ja siis saab nagu hakata sageli, saame me nagu asju hästi arutama hakata. Ja teistpidi on ka, kuigi noh, vahel on ka niimoodi, et üks hakkab nalja tegema ja siis teisel on nagu see, et sa ei võta üldse mitte tõsiselt. Ma just tahtsin öelda, et seal on see piir, et millest sa saad aru, kui tõsine asi on, et kui teine kaasa tuleb selle naljaga, siis läheneb suhteliselt kiiresti, aga kui see nali sinna veel tuld juurde lisab, et siis on jama majas, jah. Aga üldiselt meil on kuidagi, me kasutame huumorit ka hästi palju selleks, et nagu see pinge ära võtta, et rääkida asjast. Et noh, et kuidagi me oleme selle nagu paika saanud, et kui üks näeb, et teine hakkab nagu üle võlli minema, siis viskad mingi väikse killu on ju sinna ja ta saab ise tegelikult aru, et okei, ma vist pingutasin nagu mingi emotsiooniga üle, ta tuleb juba selles mõttes nagu mõistlikule tasemele, et saad asja arutada. Aga praegu saan aru, et ühesõnaga olete mehega mõlemad võrdsed positsioonid, et mõlemad oma eesmärke ellu viimas ja toimetamas, et kõik logistika kõik ennast töötab. Praegu ta töötab, vaatame, me oleme hästi palju nagu ka läinud seda teed, et lihtsalt jooksvalt kogu aeg teeme koostööd, ega seal muud ei olegi, et mina olen praegu Tallinnas, ta on üldse Rootsis, ma olen õhtul, eks ju, Tartusse tagasi laste juurde, mul on juba seal, tegin eile neile söögid valmised, siis tegelikult sa pead natuke ette planeerima. Mehega meil on ka nagu, et okei, et siis nädala teine pool oled sina rakkes on ja siis tood sa, et laps sinna trenni, et see kommunikatsioon on nagu jube tähtis, see ajagraafik ja mis nagu veel, mille poole me püüdleme, on see, et võimalik palju tegevusi meie pealt ära, et ma ei tea, näiteks poes käimine, et selle asemel saab täna ju toitu koju tellida, et parem nagu ka süke eelarvestamine võib-olla ja süke ka väljaminekute eelarvestamine tegelikult, et sellist nagu koostööd ka kogu selle formaadi osas saab teha.
et mis töötab kaasa, aga kui sul on sihuke mees muidugi nagu mu endine abikaasa oli, kellele ma ütlesin, kuule, et ma tahaks nagu, võtame, mul oli koristada suur 2-korruseline maja ja ma pidin samal ajal lapsega hakkama saama ja siis veel oma doktoriõpinguid tegema ja ma tõesti tahtsin koristajat võtta, ma ei jõudnud seda koristada kogu aeg. Ja ta ütles selle peale, et ei sa võid ju võtta koristaja, aga siis mina kolin siit minema. Et see on nagu väga kaugel toetavast suhtumisest, et niimoodi ta ei tohiks olla, et siis on ikkagi midagi valesti, kui su elukaaslane niimoodi sulle ütleb. Ma annan veel ühe hea nipi kellel on nagu suuremad lapsed või tegelikult sellest tuleb juba väiksemast peale alustada, et kuidas siis toetavat suhet hoida toetavana ja mitte liiga sinna igapäeva kohustuste alla mattuda. Lapsed tuleb iseseisvaks kasvatada. Ehk siis natukene sihuke võib-olla rongaema või kuidas mõned tublimad emad nimetavad, siis minul ikkagi läksid lapsed näiteks ise kooli. Mina ütlesin neile, et teate, mul on juba magistrikraad, arvatavasti teen endale ühe veel, et mul on täiega soov õppima minna, aga mul need algklassid on kõik läbitud ja vahepealsed kooliastmed ka, et nüüd lähete teie kooli ja sõna otseses mõttes mina ei ole oma lastega koos õppinud. Mingid koduõpped asjad ei ole absoluutselt meid kõigutanud. Jah, mõni tehniline viperus tuli seal lahendada ja aeg-ajalt mõni asi meelde tuletada, mingi videoklipi saatmine. Aga see annab väga palju sulle aega juurde, kui sa tegelikult alguses investeerid aega sinna, et sa kasvatad oma lapsed iseseisvaks. Ja see annab neile ellu palju parema stardipositsiooni. No mul lapsed täna helistasid igal juhul. Ema, me oleme siin poole kodutee peal ja vihm hakkas sadama. Ma ütlesin, ei tohiks sadada, päike paistab. Ei, jumalast sajab. Ja siis väike õde ütles, jaa, sajab küll. Siis ma ütlesin, et olge, ei saja ju. Nii, mis ütlesin, et nüüd ma panen kõne ära ja lähete jala koju, pole siin midagi, eks ju, et nad vahel ikka trigitavad. Aga mis näitab jälle, et nad selles mõttes nagu otsivad, eks ole, enda ebamugavusele lahendusi, et nad on päris nutikad. Tütar meil on iga aasta on sügisel leiutamise konkurss ja siis tütar just eelmine nädal viis kooli siis oma töö ja ta oli leiutanud kaasas kantava siukse kohvrisse pakitava auto, millega siis lapsed saavad eelseadistatud GPS-ide asjadega kohal käia. Ilmselgelt on ta minu laps, ehk siis keda kogu aeg ei sõidutata igale poole, et nendel lastel, kellel on siis raske, kes peavad ise liikuma, oli see nii-öelda leiutise eesmärk, ehk siis kõlab väga tuttavalt mingid variante välja mõelda, et kuidas ta ei saa ja kuidas ta ei jõua ja kuidas vihma sajab või... Just. Väga tuttav. Ja ma tahaks lihtsalt ka öelda, et see kommunikatsiooni teema selleks, et kui sul naine võtab omale eesmärgi ja mehel on ka võib-olla eesmärgid, et see kommunikatsioon seal omavahelises suhetes hästi avatud. Mul omal ka üks hästi hea näide, et kui ma eelmisel aastal umbes samal ajal hakkasin kirjutama raamatut ja ma ütlesin oma mehele, et mul on põhimõtteliselt 3 kuud on nagu väga, ma olen põhimõtteliselt nagu kuskil boksis on ju, et mul on ainult üks palve, et kas sa võtaksid selle majapidamise ja kõige muu nagu iseenda kätte, sest see nagu rohkem fookusega ja lubaksid mul oma eesmärki ellu viia. Ja selles mõttes ta tegi seda, ma ütlesin välja, mis ma tahan ja vahel oli küll mõni tolmurul kuskil seal põranda peal ka, kui trepistaksid üles, aga mis siis, täiesti ükskõik, aga ta tuli nii kenasti vastu, sest ma rääkisin avatud kaartidega südamest ja ta nägi, kui palju see kirgeb tekitas, nii et tegelikult see töötab üli hästi. Lihtsad asjad töötavad tegelikult. Aga me tahame kuidagi nagu alati nagu rusikaga lauale minna, et see on minu kord, eks ole, millal mina saan. Nii et võib-olla siin on selline nagu endasse vaatamise koht. Ja laste kohalt ma olen ka väga nõus, et mida iseseisvamaks kiiremini nad saavad, seda lihtsam ise on. Taksojuht on ka kindlasti tore olla, aga siiski ma arvan, et meil on naistel väga palju muid ülesandeid ja ambitsioone, mida tegelikult lahendada. Nii et see õpitud abituse viljelemine kodus ei vii lähemale sinu eesmärkidele kindlasti. Aga ma küsin, et kui alati on igasuguses suhtes ja igasuguses nagu teemas ka arenguruumi, et mida nagu ise, mis võiks olla nagu teie sellise nagu hea koostöö oma eesmärkide elluviimise juurest, see selline nagu arengu aspekt, et mida saaks veel paremaks lihvida ja mis see võiks olla? No mina olen, eriti pärast seda, kui sa kutsusid mu siia podcasti, avasid natukene mu silmi, et ma mõtestaksin rohkem nii-öelda oma toetava võrgustiku olulisust ja rolli minu siukses teekonnas.
ja kindlasti selles mõttes õnnelik olen ma ikkagi eelkõige tänu endale muidugi, aga ka selles, et see õnnelikkuse tunne seal kodus pigem nagu kasvaks, mitte ei tuleks nagu kuidagi allapoole, siis ma ikka tunnen, et anda võiksin ma tahta rohkem. Et just nimelt kodus, et kuna tööalaselt ka mulle väga meeldib töö inimestega, ma väga tahan, et ümberringi inimesed muutuksid julgemaks, unistaksid rohkem, avastaksid rohkem, siis see teinekord kurnab päris läbi päeva jooksul just nagu emotsionaalses mõttes, mitte nagu siukses halvas mõttes, aga sa väsid tahes-tahtmata ära, sest sa annad endast kogu aeg 110%. Ja teinekord ma tunnen, et ma kodus olen tihti päris nagu väsinud. Sporti tahan ka teha ja selle jaoks võtan ka aja, sest see on jälle minu aeg, hetked endaga ja siis ütleme niimoodi, et kui ma mõtlen, et kui palju ma annan oma elukaaslasele vastu, siis ma tahaksin rohkem anda. Ja ma võtan selle kindlasti oma eesmärgiks, sest kui ma selle oma eesmärgiks võtan, siis ma suudan ka rohkem anda, et see on kindlasti minu arengukoht. Oi, see on nii kihvt eesmärk. Jah. Raske kindlasti ja eriti veel, kuna vahepeal ikka kipub see kaiss peale, et ma olen ju nii väsinud ja ma olen nii palju teinud, aga sa mõtledki, et sa oled teinud tegelikult enda jaoks palju. Teiste jaoks palju. Aga ja võib-olla ka oma kolleegide jaoks palju, aga väga tihti ei ole see palju oma elukaaslase jaoks ja just see sama, et anda rohkem ja olla üldse nagu parem inimene. No meil on tegelikult kaks väljakutset või meile mõlemale. Üks on see, et kuidagi jube iseenesest tekivad igasugused nutisõltuvused nii meil endal kui lastel. Et kuidas nagu seal hoida distsipliini ja sa pead olema nagu eeskujuks, eks ole. Et kuidas nagu see oleks distsiplineeritud ja kuidas nagu lastel samamoodi oleks see distsipliin paigas, et praegu me just nagu vaatasimegi, et tekiks nagu mingi kaos jälle korraks, et kuidas nagu teha nagu paremaks nagu seda distsipliini raami siis. Et millised reeglid näiteks kehtestada ja kuidas ära piirata internet, et lapsed ei saaks nagu seda lõpmatuseni tarbida, eks ole. Ja teine asi, mis meil on olnud tegelikult kogu aeg saatjaks, on olnud küsimus ka, kuna meil on ikkagi mingit sorti kärgpere, eks ole, et Miia on siis esimesest abielust, siis tegelikult seal ma tihti lugu, näiteks mis mul on nagu väga-väga keeruline on mul endal seda õppida, on see, et minu ju praegune elukaaslane ei ole tema isa ja ta ei saa kunagi tema eest vastutada nagu lapsevanem ja ta ei tohigi, sest et Miial on olemas enda isa, kes tema eest vastutab. Ja sageli olen mina automaatselt eeldanud, et ta vastutab. Ja mingites kohtades, kus ma nagu siis torman kuhugi minema, siis kui see on ju täitsa aru saada meie ühiste laste puhul, et see vastutus kandub kohe siis teisele vanemale, siis näiteks ära tabada, et nüüd on see hetk, kus ma ei saa panna selle lapse vastutust oma elukaaslasele, et ma pean siin kutsuma appi selle, mitte selle, vaid oma lapse siis päris isa, et need on kuidagi olnud nagu minu lohakus või selline ka, millest ma tükk aega ei saanud üldse aru, meil oli hästi palju probleeme näiteks just meie suhtes selle ümber, mitte niivõrd minu tööasjade ümber, aga just see, et kui ma läksin jälle tormasin mingit tööd tegema või mingi kohtumine oli või spontaanselt oli nagu see, et kuule, ma täna õhtul olen kauem ära, siis ma by default või nagu iseenesestlikult arvasin, et nüüd on lapsed nagu kõik on sinu peal, aga tema jaoks oli nagu kogu aeg ju see, et ta peab ju vastutuse võtma ju siis nagu justkui kõigi kolme eest nagu võrdselt, aga ta ei saa seda võtta eales. Et see on nagu meie jaoks juba parem, et ma juba olen harjutanud ennast ikkagi nagu olema empaatilisem selles osas, et mitte võtta seda toetust tema poolt nii iseenesest mõistetavalt. Aga see on selline võib-olla huvitav nüanss inimestele, kellel on nagu need kärgpered, et kuidas tegelikult ka need eeldused meil tihtilugu on teise vaatenurgas täitsa vildakad.
jah, see võib olla kindlasti üks teema, mis on teemaks nii mitmeski kärgperes, et me võtame automaatselt, eeldame, tahame, nõuame ja siis tekib see konflikt ja siis tekivad kõik muud asjad juurde sinna. Sest mul näiteks üks terapeut, mitte üks terapeut, oligi üks konkreetne terapeut, kelle juures me käisime ainult ühe terapeudi juures, käisimegi mehega ükskord just selle sama kärgperenduse osas, et kuidas nagu ära lahendada see küsimus. Ja ta ütles, ta tõi nagu selles mõttes meile hingerahu, et meile tundus kogu aeg, et me oleme nagu pahad inimesed, et me ei saa nagu seda asja jonksu või kuidagi, et et kuidas siis saab nüüd niimoodi, et mina eeldan nii valesti ja et miks ta ei taha seda vastutust, või mulle tundus nagu, et aga võta see vastutus, miks sa ei võta seda. Ja ta ütles, et ma ei saa seda võtta ja ma ei saa nagu sellest tükk aega aru. Ja siis ka meie siis, kes meid aitas, ta ütles nagu nii kenasti, et aga teate, et enam teil on isegi hästi, teil on sõbralikud suhted, kui paljudes kärgperedes siis nii-öelda need mitte oma pereliikmed otseselt on vihkavates, nad kannatavad, lihtsalt nad taluvad üksteist ära, eks ole. Teil on nagu see, et inimesed saavad sõbralikult läbi, väga-väga harva on see, kus tekib nagu lähedane suhe selliselt, et sul tekib tingimusteta armastus näiteks oma elukaaslase lapse suhtes, see on väga-väga harv nähtus. Aga me kogu aeg nagu arvasime, et see peab nagu juhtuma, et tegelikult on väga hästi, kui on sõbralikud suhted neil omavahel. Nii et see kuidagi pani mind aru saama, et ma ei saa eeldada seda, et kõik on tingimusteta, vaid et seal on tingimused. Jah, aga üks asi on võib-olla see nagu see selline toetuskoht ja üldse, aga võib-olla on siin see koht, et kuidas seda tegelikult kogu selleks nagu head partnerlust, mis on ühelt poolt siis nagu kodus nii-öelda elukaaslaste ja abikaaslate vahel ja mis tegelikult väga hästi nagu tulemust toob. Kuidas seda ideestikku võiks nii-öelda nagu tööandja rolli kanda, et te mõlemad olete täna tegelikult ka tööandjad ja teil on meeskond ja inimesed, et ühelt poolt ma arvan, et see on ka tähtis ideestik, selline eeskuju näitamine ja tegudes elamine tegelikult. Jah, sa ütlesid juba tegelikult hästi ära, see eeskuju näitamine on nagu esimene asi, et kui sa ju kellegile midagi ütled või püüad nagu õpetada, siis öeldakse, et inimene ei õpi enne, kui ta on valmis nagu tegelikult. Et see eeskuju näitamine on kindlasti üks siuke viis, kuidas aidata ka teistel nii-öelda mõista, et miks see üldse see kodune tugi ja selle koduse toe hoidmine ja väärtustamine on hästi nagu oluline. Teine asi, mida ma olen iseenda puhul nüüd viimasel ajal treenima hakanud, on see, et ma püüan nii-öelda mõista inimest kui tervikut rohkem. Et mitte seda rolli, mis ta täidab ainult töö juures, aga et kui mingid asjad ebaõnnestuvad, midagi ei ole päris nii, nagu olema peaks, siis ma hästi palju viimasel ajal just mõtlen selle peale, see oli isegi enne seda podcasti kutset, et ma ju tegelikult ei tea väga paljudel juhtudel, milline on inimeste nagu kodune olukord. Milline on nii-öelda, kas neil on see toetus olemas tegemaks mingid täiesti hullumeelseid tööülesandeid või siis, kui on hästi sellised pingelised perioodid ja on vaja nagu palju tööd teha ja pikalt töö juures viibida, näiteks Portlandis võib öelda kaupluste ehitamised, laiendamised, et mis on hästi kontsentreeritud lühikese perioodi, siis järjest rohkem olen ma mõtlema hakanud ja püüdnud inimestega sellest ka avatud kaardidega nii-öelda rääkida, just sama see läbi eeskuju, läbi oma näidete, kergelt läbi huumori, kellel siis lukud ära vahetatakse aeg-ajalt või mingid siuksed võib-olla natukene pingeid maha võtvad naljad, et pööran sellele järjest rohkem tähelepanu, et seal ei ole ühtset siukest, et mul on selline taktika või selline nii-öelda tööriistakohver ja siis ma seda kasutan. Aga see eeskuju ja eelkõige just sinna nagu tähelepanu pööramine. Ja siis jõuabki juba jälle selle sama teemani, mis me rääkisime, et rääkida tuleb ja teinekord tuleb küsida ja vaadata, kui inimene ongi see, et mitte arvata kohe, et ta ei taha teha tööd või ta ei taha panustada, et mis see põhjus on, et võib-olla see on hoopis nagu mitte meist oleneb põhjus ja võib-olla aeg-ajalt ongi nagu okei ka mitte oodata, et panustada ja andagi need päevad, et inimene saaks kodus olla, asjad ära lahendada, seal kõik jälle joonda, sest inimene on üks tervik ja ma ka julgustan kõiki, kindlasti kõiki oma töökaaslasi, aga tegelikult kõiki inimesi nii-öelda vajadusel, kui te näete, et teil on vaja kodurahu
huvides nii-öelda võtta mingi aeg maha, siis tehke seda. Te olete tööl ka hiljem nagu õnnelikumad ja tänu sellele tulemuslikumad ja edukamad, ehk siis mul on hea kuulda, et sa oled selline juht ja sellise mõtteviisiga ja et sa toetad sellist nagu lähenemisviisi, siis tegelikult vahel lihtsalt ma arvan isegi sellest nagu 2 päevast lihtsalt piisaks tegelikult, et olla nagu iseenda keskel. Mina ei saa seda võtta nende eest ja tihti otse loomulikult on niimoodi, et ega lõputult ei saa, et ettevõtlus on ikkagi ettevõtlus ja päeva lõpuks täidan ka mina ju tegelikult oma rolli. Juhatuse liikmena teatud rolle. Aga tihti see jääb kuidagi siukse julguse või mõttetasandile üldse, et seda on nagu okei teha, seda tegelikult on okei teha. Ehk tegelikult see vist baseerub ka selle taha, et kas ma julgen olla see haavatav, et tuua nüüd oma selle probleemi avatuks ja rääkida ja et ma arvan, et see on kindlasti üks selline nagu väljakutse meie organisatsioonides üldse, et avatud kaartidega rääkida. Triin? Ja mina ka sekundeerin sellele naturaalsele kulule, kulu. Kulgemisele on jah parem väljend võib-olla, et see on nagu üks tervik, et see on su elu ja töö ja su isiklik elu on tegelikult sümbioosis ja mõjutavad väga tugevalt üksteist ja neid ei saagi tegelikult lahutada, sest et nad järgnevad kogu aeg üksteisele ja nad on teineteises. Ja selles mõttes ma täiesti sama asja ütlen ka enda meeskonnas, et kui teil on vaja hambaarsti juures käia esmaspäeval kell 1, siis te ei pea nagu nüüd pingsalt mõtlema, et appi, et nüüd läheb mul tund aega hambaarsti peale, kuidas ma selle tagasi teen. Et see peab olema niimoodi, küll ära muretse, küll tuleb see hetk, kui ettevõte nõuab sult seda, et sa teed selle tunni tasa. Et kui sa ei pidanud seda tundi tasa tegema, siis järelikult see ei olnudki sellel hetkel vajalik, et ettevõte ei vajanudki seda, et see peab olema nagu naturaalselt tulema see andmine ja võtmine, eks ole. Et ma tean seda, et kui tema saab ilma süütundeta käia keset tööpäeva hambaarsti juures ära, siis ma tean ka seda, et ta võtab ka ilma igasuguse nagu kohuse tundeta, ta võtab seda iseenesest mõtetavalt, et kui on vaja tal anda see lisatund tööaega selleks, et näiteks meeskond saaks kiiremini midagi lõpetatud, siis ta annab selle. Ja üldiselt ma olen enda kogemusest lihtsalt näinud ka enda eelmises ettevõttes, et see hakkab tööle. Et inimesed lähevad sellesse naturaalsesse rütmi. Teine hästi äge asi näiteks, mis mul on nüüd selles tiimis Metadellus, selles ettevõttes, kus ma praegu olen, et me oleme seal 10 ja siis näiteks minu kõrval on tehnoloogiajuht meesterahvas, kellel on 3-aastane laps ja seal on väga hästi asjad paigas. Ma pean minema lapsele, ma ei saa olla kauem, siis ma pean lapsele minema lasteaeda järgi. Või ta ütles, et ma olen homme töötan kodus, sest et mul on laps veits haige, ta köhib, et mul elukaaslane peab minema tööle. Et ta näitab, mina võin ju öelda, et mehed minge, aga kui sul on mees töökaaslane, kes näitab seda sama stereotüübi purustamist, kõige ehedamalt, ta näitas mulle heegeldatud karu ja ütles, et näe vaata, et selle ma heegeldasin ise oma lapsele, nagu vau, täpselt seda me ju tahamegi, et sellised stereotüübid murduksid, et mitte, et see ei ole vanaema, kes karu heegeldab lapsele, vaid see võib olla su tehnoloogiajuhist isa ja see on äge, et tema, mu kõrval on lihtsalt niivõrd äge eeskuju, mis ka juba meie nagu ütleme sellises koostöös, eks ole, naturaalne ja siis stereotüüpide murdmised, et see käib nagu, ma arvan, edasi, see juba juurdub meie organisatsiooni kultuuri. Väga lahe, aga stereotüübid on ikkagi üsna nagu visad kuidagi kaduma meie tegemistest, et kui mõelda nüüd sellele, et iga naise taga võiks olla selline toetav mees ja vastupidi, siis milliseid stereotüüpe me võiksime siin koos kuulajatega ja vaatajatega tegelikult kõik koos murda, et mis on veel, mis meid tegelikult kuidagimoodi kammitseb nii-öelda selle teemaga seoses, et millele võiks fookus panna? Mõnda oleme siin juba murdnud ka, et lapsi võib tegelikult isadega jätta ja tegelikult lapsi saadakse 2. Et ma arvan, et see on üks väga-väga levinud endiselt stereotüüp, et kuidagi laps tehakse 2, aga siis vähemalt algusaastatel peab teda ema kasvatama või siis nimaga olema, et tegelikult ei ole ju niimoodi. Tõime siin erinevaid näiteid, et kas õhtuti ära käia või täitsa mitmeks kuuks ära minna. Isad saavad tegelikult suurepäraselt hakkama või emad selleks nii-öelda võimalus annab. Ma nimetakski seda niimoodi, sest üldjuhul ma ei usu, et keegi seda nagu võtab, ehk siis võib-olla seda jälle peaks rohkem andma.
ma ei tea, võib-olla teine stereotüüp, mis ma ise olen tundnud, et tahaks nagu kõigil murda, on see, mis me rääkisime, kui me Kõrvemaal ka kohtusime, et you can't have it all või et sa ei saa kõike saada, et kui sul on edukas karjäär, sa oled tööalaselt õnnelik, sa saad ennast teostada täpselt sellises võtmes, nagu sa tahad ja kõige hulljulgemates unistustes nagu unistad, et siis sul ei saa olla nagu head pereelu või siis sa pead lõivu maksma pereelus või oma füüsilises vormis või midagi, sul peab valesti olema, et ei ole võimalik, et sul on nagu kõik, tegelikult on küll võimalik. Et küsimus on, mis sa endale eesmärgiks saad ja küsimus sõna. Jah, küsimus on see täpselt, et elus on tegelikult rohkem valdkondi, et küsimus on, et mis sinu ootused on igas nendes valdkonnas ja otse loomulikult on elus perioode, kui võib-olla kannatab tööelu või natuke kannatab pereelu või sa ei saa eneseteostuse või enese arengule nii palju panustada, kui sa sooviksid või sa tunneksid, et sa tahaksid näiteks heategevust rohkem teha või siis reisida rohkem, et neid perioode on meil kõigil elus, aga kui sa ikka väga suures plaanis vaatad, you can have it all. Nõus, igati nõus. Et see on minu jaoks üks siuke stereotüüp, mida ma küll väga tahaks murda. Ja ma arvan, seda võikski kokata koos murdma ka. Heade eeskudena. Jaa, et väga nõus. Ja üks asi on ka see, et võib-olla tööalaselt, natuke laiemalt on, et kuidagi ma ise praegu tunnen nüüd, olles mõned aastad tagasi niisuguse nõmeda räige, aga samas nagu väga õpetliku läbipõlemise läbi elanud, et saab teha tööd ilma hirmuta või selle tundeta, et justkui kui sa töötad või oled nagu selles tasakaalus, kus sul on oma isiklikud soovid, sul on pere ja sul on töö, et on võimalik saavutada tasakaal, ilma et sa tunneks seda hirmu, et äkki ma peaks ikkagi nagu panema räigelt praegu olema üle tunde ja nädalavahetuse ja kõik kontoris, ei pea. Aga millest see algab, Triine? Kuidas sa siis tegelikult nagu... Aga see on kuvand, see on näiteks meil idufirmanduse sektoris ikkagi on väga selge kuvand, kui sul on edukad inimesed ees, näiteks Elon Musk, kes ütlebki, tal on muidugi 4 ettevõtet või ma ei tea paljud ja mitmes ettevõttes on ta ju ise tegevjuht. Et siis see on ka selge, et ta kulutabki fenomenaalselt palju aega tööle. Ja ta on ka öelnud seda mitmeid kordi, et tal läheb keskelt läbi mingi 100 tundi nädalas, eks ole, töö peale. Ja see on justkui olnud pikka aega sellise väga maskuliinse edule orienteeritud kultuuri nagu eeldus. Et sa arvestad, sa peadki nagu justkui arvestama sellega. Et sa oled edukas siis, kui sa teed nii ja nii on. Kui sa paned räiget tööd, paned teha. Et unusta see pere üldse ära ja seda on isegi ka väga lugupeetud professorid, kes on uurinud neid tiimi dünaamikaid ja ettevõtete edutegureid öelnud tegelikult nagu justkui nende vanade uuringute pealt, et sul saab fookus olla ainult ühes kohas, eks ole, et siis tuleb ainult sinna edu, et kas sa fokusseerid ainult ettevõttele, siis tuleb sinna edu, fokusseerid ainult perele. Ja see on minu meelest ajast ja arust, sellepärast, et millesse mina väga usun ja milliseid protsessi ma juba näen, on see, et mida rohkem tuleb naisi ettevõtlusesse ja ka laiemalt ärimaailma, seda rohkem tegelikult me pidurdame seda maskuliinset edu töötan veri ninast väljas mõtteviisi ja me toome seda tasakaalu juurde, et meil on tegelikult väga-väga vaja ühiskonnas maailmas tervikuna, et me võtaks natuke tempot maha, et kuhu me tormame, et selle tormamisega tihti ongi ainult tormamine, see on enam eesmärk ka pära selle tormamise käigus. Me tormame juba sinna, et me peame hakkama tulevahi on taga, tulejutt on taga, me juba kustutame seda oma roheenergiaga, millega iganes, et tegelikult ma arvan, kõige suurem kliimamuutuste pidurdaja oleks see, kui me võtaks tempot maha. Et ma arvan, et see oleks nagu päris hea, et prooviks nagu näiteks kasumi asemel mõnda muud asja eesmärgistada ja ma usun nagu selles, et naised toovad selle mõtteviisi fenomeni ja sellise nagu äriolemuse muutuse ühiskonda ja ärisse laiemalt. Et see saab olema üks suur muutuste aeg. Ja ma arvan, et meil kõigil on siin, meil kolmel on siin see roll nii, et seda nagu väga selgelt viljeleda ja see stereotüüpe muuta. Aga ma tahaks tuua siia ühe teema sisse, kui me rääkisime täna nagu toetava mehe rollist. Aga meie on ka paraku nii, et kõikidel naistel ei ole toetavat meest. Et mida siis, kuidas siis tegelikult see naine, kes täna ongi võib-olla nagu antud hetkel üksi oma ühte või mitut last kasvatamas, et kuidas tema saaks tegelikult
selle julge unistuse, mis kuskil paberi peal kuskil kirjas on tegelikult ellu viia, et mida siin võiks nagu tähelepanekutena, soovitustena anda, et ma arvan, et need olukorrad ei ole kindlasti nagu lahenduseta, et kas on mõni hea mõte, mida siit anda sellele naisterahvale, kes tegelikult tahaks ka olla tugev ja ambitsioonikas ja seda oma südamesoovi ellu viia? Ma ütlen nii, et väga tegelikult julge on siin nii-öelda sõna võtta, kuna ma ise pole olnud selles olukorras ja kindlasti kui ma nüüd annan oma soovituse, siis ma ei taha sellega kuidagi nagu üleolev näida. Aga ma tahaks ikkagi nagu öelda, et esiteks ei tohi alla anda. Et isegi kõige raskemas olukorras tuleb leida need asjad, mille üle tänulik olla ja mille üle nagu rõõmus hoida, mis aitab sind kasvõi, et kui sa ei saa kohe oma unistust täituma hakata, aitab sind nagu piisavalt seal vee peal hoida. Et siis ja just seesama, et kui sa endaga üks hetk jõuad nii kaugele, et õpid ennast nii-öelda paremini tundma, märkama, sa iseendaga saad nagu õnnelikumaks, et sama ma täiesti siiralt usun, et tegelikult tuleb elada endale, siis mitte lastele näiteks, et siis ühel hetkel tekib ka nendel naistel, et kui nad alla ei anna ja see unistus ikkagi kuskil kuklas on ja nad endaga tööd teevad, just nimelt enda hirmude, väärtuste, unistuse hoidmisega, et siis ühel päeval ikkagi see võimalus tekib. Siis tuleb muidugi julgelt tuld anda, kui see võimalus tekib. Ja tegelikult tugivõrgustikku see ei pea ju olema päris ainult meesterahvas kodus või naisterahvas mehel kodus. Et tegelikult tugivõrgustikku saab endale ka teisipidi nagu luua, et leida näiteks mõttekaaslaseid võib-olla sarnases situatsioonis inimesi, kellega kasvõi näiteks nädalas paar korda võtta endale see tund endale. See märksõna on ikkagi see endale aja võtmise, mis aitab siis nii-öelda jõuda järgmisesse eluetappi, kus arvatavasti lapsed on juba suuremad ja siis tegelikult on lapsed ka ju see tugivõrgustik, kes aitab ja mind on lapsed küll väga-väga palju õpetanud. Kujutate, kuidas ma oleks juht ilma lapsi omamata. Olin küll enne seda ka, aga nüüd tagantjärgi analüüsi mõtlen, et õnneks tulid lapsed, eks? Jah, õnneks tulid lapsed. Ja ma olen olnud lühiajaliselt sellises olukorras, kus tõepoolest, kui ma maksin üürika rendi ära, siis mul ei olnudki rohkem raha. Ja kuidagi pidi saama söönuks ja see oli jah, pärast siis abielu lahutust, kui me Miiaga eraldi kolisime. Ja mõnda aega oli see, et ma nutsingi lihtsalt ennast iga õhtu magama ja mul oli ju, kuna ma olin siis ju otsustanud, et ma pean ise hakkama saama, siis mul oli väga raske muidugi ka abi küsida oma emalt näiteks või isalt või lähedustelt. Mis on nüüd muidugi, mida ma nagu ütleks heale kuulajale, et ärge seda viga tehke. Abi peab küsima, inimesed tegelikult tahavad sind aidata ja sa ei ole nõrk. Mina kartsin, nüüd ma näitan ju vastupidi, et ma näen, et ma ei saa hakkama, nagu kui ma olen abielust, et äkki inimesed mõtlevad, et näed, sa nüüd lahutasid ära ja nüüd sa oledki, näed, sa mudas, et oli sul vaja siis. Ja oleks ka olnud koos. Oleks pidanud edasi olema, et oli sul ju, kõik oli olemas, ma ei tea, maja, autod, kõik, eks ju. Et mis sa siis nüüd, oled siis nüüd üksi parem või? Et muidugi oli neid inimesi ka, kes niimoodi ütlesidki. Ma ei tea, kas nad on mu sõbrad enam. Ma ei usu. Võib-olla nad on lihtsalt tagasi tulnud ja ka oma väärtushinnangut paika saanud. Aga seda ma nagu kindlasti ütlen sellele naisterahvale, kes praegu on üksinda ja ta ei taha selle pärast abi paluda, et ta kardab, et inimesed arvavad temast halvasti või mõistavad ta hukka, et see häbitunne, sellest tuleb jagu saada lihtsalt ja minna abi küsima. Oleks ma tol ajal nagu rohkem abi küsinud, siis ma oleksin tegelikult, ma ei oleks pidanud nii palju nutma. Aga õnneks mul lihtsalt elu kuidagi pööras ennast ise mingite seikadega tänu sellele, et ma lihtsalt suhtlesin inimestega, et ma ei jäänud koju istuma, vaid otsisin võimalusi ja minu suur selline pluss on see, et ma lihtsalt lähen ja räägin inimestega. Sa oled julge? Jah, ma olen ikkagi, et see julgus õnneks ei kadunud minust nagu kuhugi, aga julgus abi küsida küll, jah. Põnev selle koha pealt, eks ole. Öeldakse, et tugev naine on see, kes oskab oma võrgustikku ka heas mõttes nii-öelda nagu tööle panna, ära kasutada positiivses mõttes. Ehk et see on tugeva naise omadus.
Ja muidugi, kui on naine, kellel ei ole üldse tugivõrgustikku, siis seal on nüüd juba mul väga raske muidugi midagi nõustada, et noh, võib-olla siis tuleb lihtsalt otsida neid organisatsioone, naiste tugiorganisatsioonid, mis on ju täiesti olemas, et sinna pöörduda, et seal üldiselt need inimesed aitavadki siis naine, kes on jäänud, näiteks tulnud ära vägivaldsest suhtest, jäänud oma lastega üksi, et kuidas tema taastab selle eneseusu, enesehinnangu ja leiab need võimalused, millest kinni haarata, et tegelikult on need tugistruktuurid olemas, aga siis peab olema energiat sellel naisel, kes on võib-olla nii täiesti läbi omadega kusagil, eks ole, ta on pääsenud võib-olla just väga halvast suhtest ja ta peab lihtsalt võtma selle viimase varu kokku ja minema sinna abi paluma. Jaa, igati nõus, et selles mõttes, et eks see on selline nagu ühelt poolt, see baseerub ikkagi lõpuks selle peale, kui suur soov sul seda oma elu muuta on. Et kui see unistus ikkagi jätkuvalt sul olemas on ja sul see oma see mootor sees põleb, siis ma arvan tegelikult sellest saab päris palju asju alguse. Nii et jah. Aga ühelt poolt võiks öelda, et küll te olete õnnelikud naised. Ja. Oleme. Õnnelikud, teete ägedat tööd, kodus on ägedad mehed, lapsed, aga kui me nüüd täna keegi tõesti kuulab, kes ütleb, et tahaks ka kuidagi oma meest ikkagi muuta, et kuidas ma siis ikkagi nagu saaksin, et mida ma siis tegema peaksin, et mis on need sellised, prooviksin kuidagi moodi selle ühe käe sõrmedel mingisuguseid selliseid häid soovitusi või nippe jagada, et kui tõesti kellelgi on mees kodus, kes on selline nagu ei ole, et minu asjad on tähtsamad siis, et mida me talle võiksime siin kolmekesi kokku panna? Ai, see on päris raske küsimus, et selles suhtes. Et kuidas seda sellist nagu, ühelt poolt on see mõtteviisi muutus, ühelt poolt on see tegelikult läbirääkimiste oskus, võtab kindlasti aega. Ja see on eneseväärtustamise küsimus on ikkagi hästi tugevad, et kui sa ennast väärtustad, siis sa saad ju aru, et kas see inimene toetab sind või mitte, minu arust hakkab sealt nagu hästi palju pihta. Et kas näiteks see inimene laseb ennast toetada, kas sa üldse saad teda toetada, kas ta võtab näiteks abi vastu või ta ütleb, et ma saan ise hakkama või ja siis teistpidi ka, et kas tema toetab sind ja minu meelest ikkagi, kui seal on nagu selline, see asi on nagu lanksist väljas, et üks inimene eeldab väga palju sinult, naisena näiteks, et sa peadki olema see, kes võtab nagu majapidamise enda peale ja kuigi naine tahab hoopis midagi muud, siis tegelikult on jälle see küsimus. Ja, et kui seal seda koostööd ju ei sünni, siis kas sellele suhtel on nagu potentsiaali, ma ei julge seda isegi välja öelda, et vaata nagu, kas see on ikka nagu see sinu vääriline see kaaslane su kõrval, aga võib-olla kui ma aga see on fundamentaalne tegelikult ju selles mõttes su enda näitest, millest me siin tegelikult alustasime. Kui ma ei oleks ju seda küsimust endalt küsinud, et kas see inimene tegelikult toetab minu väärtusi ja seda, mille poole mina püüdlen ja see vastus oli, läks järjest koledamaks eiks, eks ole, igatepidi, et igatepidi lõpuks see suhe näitas, et see mitte kuidagi ei toeta mind ega ole minu hüvanguks, siis sellisest suhtest tulebki ära minna. Ja see ongi hea soovitus, kui on selline suhe, aga kui suhe on nii-öelda üldse me niimoodi, et lihtsalt vaja fine tuningut või tuunimist, mida aeg-ajalt ikkagi vaja läheb, siis mina soovitaksin esiteks märgata positiivset ja hinnata positiivset, et hästi tihti tundub, et kõik on halvasti, sellepärast, et me lihtsalt pikime välja või nagu valime välja nendest kõigist sündmustest, mis meil on, me valime need nagu negatiivsed välja. Juba ajuteadlased on öelnud umbes, et 9 korda tõenäolisemalt juba mingi ürgajast saati on meie aju istutatud siuke, et me paneme negatiivset nagu tähele ja ise võimendame ja jagame seda, aga kui sa teed üks hetk endas otsuse, et sa märkad positiivset ja jagad seda, siis tegelikult su elu läheb palju nagu positiivsemaks. Ja teine võib-olla siuke selline mõte on ühiselt nagu unistamine. Et kui me rääkisime enne nagu sellisest heast paarisuhtest, siis üksteise austamine, ühised väärtushinnangud, armastus, kõik need on väga olulised komponendid, aga minu arust on seal üks selline nagu see sarnane elustiil või sarnased siuksed eluunistused, mingid siuksed suured hullumeelsed unistused on, mis hästi aitavad nagu perspektiivi panna paika ja aitavad sul üle saada ka sellistest igapäevastest nagu nägelemistest ja jamadest, sest sa saad aru, et suur asju on ju nagu õige ja me liigume ühes õiges suunas. Kas selle võiks kuidagi kokku võtta sellega, et paaril on siis olemas selline nagu üks nägemus või nagu üks nagu selline nagu teekond selles laias mõttes, ehk et ollakse koos pidevas enesearengus ja sellises nagu huvis, uudishimulikkuses.
ja tahetakse kuskile sarnasesse punkti nagu välja jõuda. Seal on väga palju ka erinevaid nüansse võib-olla ja erinevaid unistusi, aga siuke parasiitsõna, selline ühine nagu ütleme nii, et visioon. Suur visioon nii-öelda. Mida siin elus siis nagu teha võiks või kuhu võiks välja jõuda. Seal peavad mingid ühised nii-öelda. See, kuidas keegi vahepeal millist teed mööda käib, see on iga ühe enda teha, aga see suur nagu visioon. No meid aitas näiteks hästi palju see, kui me panime sellise eesmärgi, et me tahame oma maja. Et siis me töötasime nagu ühiselt selle nimel, et see sünniks ja kõik see, kuidas me omavahel näiteks vastutusalad ära jaotasime maja ehituses, et tema oli tehniline juht ja mina olin siis nagu sisekujundaja või siuke selline loomejuht, eks ole, et meil jube hästi see koostöö töötas ja tõesti ja majas me täna elame ja nüüd meil on nagu mingid järgmised koos eesmärgid, et ma täiesti olen seda meil on ka paberi peal päris palju neid. On isiklikult mõlemal, Vahur see, Nelli see, Vahur see, Nelli see, aga siis on meie eesmärgid ja see aitab päris palju nagu kaasa. Ja üks asi ka ikkagi, mis ma pean üles tunnistama, et mis tegi meie suhte palju paremaks, oli see, kui ma lõpetasin soovi oma meest muuta. Nii et kui sa enne küsisid retsepti, kuidas meest muuta, siis ma pean ütlema, mul ka ei ole seda. Et ma arvasin kogu aeg, et kui ma olen hästi järjepidev mingite asjade koha pealt, kuule, et see võiks muutuda sinus ja siis võiks see veel muutuda, siis need lõpuks ju peavad muutuma. Siis sellel hetkel, kui ma kuidagi mõtlesin, et ma armastan ju tegelikult teda täpselt sellisena, nagu ta on. Et las ta olla siis nagu nende puudustega, las need sokid vedelevad siis, mis sellest on. Muudad ennast, võtad need sokid lihtsalt üles ja viid ise pesukorvi ära. Mis seal on, siis ei võta, seda saab ju. Just, et kui need ikkagi nagu järjepidevalt need sokid ei kao sealt ära, siis midagi pole teha, sest et ta tõesti ei pane neid tähele. Või tükk aega ma proovisin ikkagi muuta seda, et kui ta teeb sahtli lahti, et siis ta vaatab asjade alla, et selleks, et mingit asja leida sealt, et mehed teevad ju sahtli lahti, vaatavad, ei ole. Panevad kinni, siis sa lähed sahtli juurde, võtad mingid kuhila, mingid paberid ära, see on siin, sa pead natuke nagu uurima, et siis sa leiad. Et kui ma nagu hakkasin armastama neid väikseid kiikse ja neid teistsuguseid asju, mis ei olnud nii, nagu mina tahtsin, vaid sain aru, et need ongi tema, need on tema asjad, et mina ei ole nii, nagu võib-olla nagu tema tahaks. Ja ma just tahtsin välja tuua, et tegelikult siin aitab ka peeglisse vaatamine, et tegelikult arvatavasti, või mitte arvatavasti 100% minul neid igasuguseid samasuguseid kiikse ja harjumisi, mis arvatavasti tema poolt on selline. Haige ei üldse mind nagu väänavs niimoodi ja siis, kui ma sellest loobusin, läks jumala heaks ja kusjuures on veel selline nagu ütlus ka, et mehed, kui nad naisega on koos, siis nad unistavad, et see naine kunagi ei muutuks, et ta oleks täpselt selline, kellesse nad armusid ja naised on niimoodi esimest päevast peale, okei, ma muudan selle mehe ära, siis nad on pettunud, kui mees ei muutu, eks ole. Ja mehed on pettunud, sest naine muutub. Ja, mehed on pettunud, et naine muutub ja naised on pettunud, mees ei muutugi. See pidi juhtuma ju. Ja ma arvan tegelikult, et see on selline hea ühelt poolt selline nagu kokkuvõttev nagu ideestik, et me saame muuta ainult iseennast ja me saame rääkida avatud kaartidega oma unistustest, oma plaanidest ja kutsuda oma head elukaaslas või abikaasad teekonnale kaasa ja ikkagi see mõte, et kuidas koos oma plaane teha, eesmärke seada ja siis küll need kõik muud nii-öelda nagu aspektid kaasa tulevad ja kui see partnerlussuhe on nagu naise mehe vahel hästi paigas, siis ma arvan, see peegeldub ülihästi ka laste peale. Et see austus, avatus ja see tahe olla see julge, ambitsioonikas poissi-tüdruka, kes iganes. Nii et mina saan käinud lõpetuseks öelda, et kõigepealt naisterahvas, kes sa mind täna kuuled vaatad, et väärtusta iseennast ja kui sa iseennast väärtustad ja oled töötanud iseenda minapildiga, siis tegelikult kõik need muud aspektid, mis me täna rääkisime siin, on täiesti tehtavad, ole lihtsalt julge, ambitsioonikas ja avatud ja mitte kunagi unusta, et unistamisest algab kõik. Aga ma tänan teid, Nelli ja Triin, suurepärase diskussiooni eest, avatud kaartide eest ja mul on teile tegelikult siin ka LHV poolt kinkekotid. Nii palun, siit poolt ja sulle ka, Triin. Nii et LHV peab siis teid meeles, et andsite panuse oma teadmiste kogemustega ja siis mina ütleks selle kohta, et uute kuulamisteni ja uute teemadeni ja ilusat sügise jätku. Aitäh! Rahamaailma oportunistid.
raevukad fanaatikud. Moodsa panganduse stiili näide. Julged otsustajad. Sellised me siis oleme. Selline on LHV.